Tere! Mina olen Marivel Alvers blogist Marivel ja täna me näitame teile, mina näitan teile, mida me shoppasime kokku Berliinis. Täna on pühapäev, kõik poed on kinni, rohkem shoppata ei saa, aga homme hommikul on meil veel aega. Esiteks on mul teile kohe väike üleskutse. Kohe kui näete midagi ägedat, öelge, ma tahan seda, kommenteerige. Ja kui mõni asi ei meeldi, palun ka öelge, sest see on väga okei, et meil on erinevad maitsed. Kas me alustame? Mis sul seljas on? Alustame sellest, mul on Steve Madden'i CD Pyjama. Väga ilus, maksis 16,99. Millest me alustame? Kas me alustame Meelise asjadest? See on kõige lühem. Hedelini asjadest või minu asjadest? Olgu, alustame Meelisest. Meelis ostis püksid, läks istus rongi ja auk sees. No, saab jälle viia naabrinaisele parandusse. Ma ei saa aru, Meelise hunnik on nii väike. Okei, ma saan aru, siin on ostetud Cristiano Ronaldo pyjama. Vist see selle kokku näesid, näeb isegi hinda. Vaatame kohe. Originaalhind 49, Meelis maksis 24. Mingi väga mõnusast materjalist. Merino villa kampsun. See maks 20 € vist minu teada. Jah. Jälle mingist mõnusast materjalist särk. Ma ei tea, kus sa oled selle mingi materjali peale läinud. See on sul juba kantud. Vanusega, jah. No nii, Cristiano Ronaldo sokid. Mis maksid? 6,99. Kodudressid. Ei, CrossFiti dressid. CrossFiti dressid. Ei tea, random firma. Ja siis ta ostis, ma vaatan kähku firmat, random firma, mingi tagi, mille hind enne oli 169 €, nagu sa teed nalja või? Okei, Meelis maksis 50, aga nagu, 160 €? Olgu. Ja lähe. See on kõige odavam kotitäis, 153 €. What? Meelis ostis ühed jalanud ka, aga ta juba käis nendega. Need maksid ka ülivähe. Igastahes Hedelinile üks kleit. Siis ikka on vaja ju osta mingeid siukseid random unicorn kleite, mis mulle endale meeldi, aga ma tean, et talle meeldivad. Kuidas teile meeldib? Siis ma võtsin if you like it, then buy it in every color. Ehk I did it. Ja siis ma läksin kergema vastupanu teed. 3 retuusid, 3 särgid. Ja sama tegin mingi siukse variandiga, et retuusid ja särgid. Vaatasin, jäätis on ikkagi suvel teema, võtsin ka ühe kleidi. Siis ma ostsin endale ühed mingid random püksid, mille juurde ma tegelikult ostsin ühe kampsuni ka, aga see oli mul täna selles, nii et seda ei ole kaadris. Hedelinile ühed random teksad on ju. Siis ma ostsin endale ühed retuusid. Ja siis sõbranna soovis teksapükse. Sai teksapüksi ka. Ja kuna mulle see CD Pyjama väga meeldis, siis ma võtsin endale Primarkist ka ühe CD Pyjama. No ma võib-olla ei ütleks, et Primarkist nüüd CD. No saate aru, CD-laadsest tootest ja siis plaastereid. Ja Smurfi komme, mida mina Eestis pole näinud, aga need on mega head, need hakkavad nii räigelt hamma külge, et ma söön tavaliselt ühe ja see pakk kestab mul vähemalt aasta. Kas ütlen ka selle koti hinna, Meelis? Mina ei taha. Me umbes arvutasime... See oli natukene alla 800 €. Las ta jääda. Aga originaalhinnad on, ma arvasin... Ma ei näita seda, sest ma panen selle selga Fashion Weekile. Ma ei näita seda, aga te juba saate seda aimu. See on Golden Label, mis tähendab, et see oli kallis. Selle ostu originaali hind oli 555 €. Mina maksin 78. Teine väga eksklusiivne toode on see, mida ma ka ei näita, mille hind oli 2250 € ja mina maksin 299 € ja 99 senti. Ja siis ma olen üldse läinud viimasel ajal, mul on siuke küsimus teile, kommenteerige. Kas teil on nagu koduriided ja õueriided või nagu, et lähen tööle riided või lähen
noh, okei, trenni lähen oma riietega, aga ma mäletan kunagi, meie olime Meelisega hästi seda meelt, et meil on koduriided, lähen koju, vahetan, ma ei tea, dresside vastu. Ja ma mäletan Evelis, kellega ma alati käime Fashion Weekil, oli mingi, et mul ei ole mingit koduriided. Ma lähen hommikul, panen riidesse, lähen tööle, tulen koju, siis ma enda samade riietega. Ma olin mingi, ma ei tea, kuidas saad, et ma küll pean ikka mingit koduriided panema. Ja ma olen läinud täiega seda teed, et mul ei ole vaja kodus kanda kaltse. Ma võin kodus ka hea välja näha. Võtsin Edelinile ka Tom Taylori kleidi koju. Nagu, why fucking not? Nagu, miks ma pean kodus mingi malts välja näema? Palun, kodukleit. Nagu, milles küsimus? Hedonile sain, oh my god, Richmondi pidžaama siidist. Törts on suur, aga noh. Törts on suur, aga tead, siis ongi võib-olla siuke hea lohka, vaata, siuke mõnna. Ütlesi võtsin talle siis Nike fänn, nagu ta on mingeid jalkasokke. Kes veel Nike fänn on? Andke teada. Andke teada, kelle lapsed on Nike fännid, et te peate alati ostma Nike'i. Siin ei ole hinda. Aga ma arvan, et see ka maksis omajagu. Ma kohe näitan teile. Ühtlasi sain teada, et ma kannan suurust 32. Ja nagu te võite näha, siis see on Moschino karu. Et jah, see on 32 suurus ja mul on veel mingi, see on mingi vana kleit isega. Et ma ostsin 34 suurust suht palju ja ma olin veid šokt, sest ma ei arvanud, et ma nii väike olen, aga ma saan aru, kui te vaatate, siis te arvate ikka, et ma olen 48. TikToki rahvas muideks arvab seda 52, nii et. Vaatame suurust lihtsalt huvi pärast. Okei, see on S. See on mul juba ühel pildil selles oli ka, kes Instas jälgib, siis on näinud. Siis ma ostsin endale lihtsalt seemisnahast saapad, sest mul pole saapaid. Mina maksin nende eest üsna palju, 63 €, ma ei tea. Keeruline leida saapaid, siis mõtlesin, et ok. Hedonile vana hea Jordan. Aga ma vaatasin, et see on nagu suke, nagu mõnus, vaatasin see tasku. Tegelikult ta näeb nagu viisakas välja oma ruutude poolest, et võib ka meiega õue tulles selga panna, on ju. Muidu käib ülikonnas, on ju. Ei, no jah, muidu ma käisin tal ülikonna selga panna, mis talle meeldi ja siis ma ostsin tal lihtsalt kodudressi. Teika on nii oma, noh. Sest nagu ma ütlesin, miks sa pead kodus käima rännumõietega? Ühesõnaga, see oli dressipüksid ja särk oli koos. Algul vaatasin, kas on pidžaama või dressid, kuidas teile tundub. Ja ma ei käi mitte kunagi TK-Maxis nii, et ma ei ostaks makaroni. Ma tean, et meil on Eestis piisavalt makaroni. Aga vaadake, kui ägeda kujuga need on. Ja siis, nagu karukujuline. No kas te ei ostaks? Ikka ostaks. Ja siis ma võtsin lastele mingi kommid. Ma ei tea, need on mingi vahu, foami kommid. Ma ei tea, kuidas need töötavad. We will see. Ostsin endale beauty blenderit ja mõned need juuksekummid ja paar sokke ka. Kas on patsikumm või juuksekumm? Patsikumm, juuksekumm, crunchy. Nad kutsuvad üldse neid crunchideks. Kuidas te ütlete? Patsikumm või juuksekumm või crunchy? Või panen juuksed kinni kumm? Meelis ostis kella ka, mida siin sees ei ole, aga ma näen, et selle hind oli. Tead, mis selle kella hind oli või? Ei. Paku. Pakkuge, mis oli, näita seda kella ja pakkuge, mis oli selle kella hind. Sest Meelis maksis sellest 49 €, aga teate, mis selle kella hind oli või? Ma ei vaadanud, ma vaatasin lõppinda. 229. What? Random kell. Ühesõnaga, selline saak seekord üsna väike, ma pean tunnistama. Me oleme tavaliselt ikka nagu kordades hullemad oma kaltsuhunnikutega olnud. Aga kuidagi nii palju reise on see aasta olnud, mis tegelikult noh, ma ei saa ju kurta ka, sest me elame lihtsalt nii head elu, et meil on võimalus reisida. Ja kui meil on võimalus reisida, siis me lihtsalt reisime. Ja see paneb mind mõtlema, et mul on ainult 2 broneeritud reisi ees, mis tähendab, tuleb kiirelt 2 veel bronnida. Sest siis mu süda on rahul, kui vähemalt 3 reisi on ootel. Et kuna me oleme viimasel ajal nii palju reisinud, siis on juhtunud see, et me enam nii palju ei osta. Noh, kui kelle jaoks on see vähe. See on lifehack, vaata. Kelle jaoks on vähe või palju, minu meelest pole siin
Nii et andke kommentaarides teada, kas teie meelest ostsime me sellel korral palju või vähe. Ja mis oli teie Ja lemmik? mis oli teie lemmiktoode, mida teie tahaksite minu selles näha, Meelise selles näha, Hedelini selles näha, kelle iganes, või enda selles näha. Sest teate, meie puhul on alati see hea asi, et ma ei kanna asju väga kaua, ma müün need maha, nii et see võib olla varsti teie selles.